nii, põhimõtteliselt video tuleb nüüd sellest, kus me siin paneb selle käima. Noh, ma juba sain käima, aga see mootor siin. Tõstame ta üles ja viime ta sinna üles garaaži. Et seal proovib ta käima saada. Et ma ei tea, alguses proovib ta mingi breaklineri või quickstardi pealt üldse käima saada. Aga esmalt tuleb veits lahti võtta. Aga tal on see. Ja see mootor võib-olla läheb müüki. Või on kuskil veel varoosadeks veel. Aga ta väidetavalt pidi käima. Et jah. Vaatame, kas traktor läheb uuesti käima või läheb. Tema. Vaatame, kas ei kuku maa või kukub. See on, kui keegi mõtleb, mis see on, siis see on tükk sillipaagist. Ja seal on üks kas 66 pakk. Opa. Mingi kus nurgal. Et jah, see silinder siin lekib jõhkralt. Mis teha, ma niikuinii vahetan ta pärast välja selle tavalise tõmmitsi vastu. Teeb natuke elu raskemaks, aga ma ei saa nii palju õli kaotada kogu aeg. Ikka jõhkralt lekib. Sellega enam midagi teha, ta tuleb ära visitab. Oleme hästi kiiren käega ära. Nii, ja nüüd saame ära sõita. Kõik on korras.
kurat nii paks lumi on raisk, ei ta üldse liikuda. Õlid on ka külmad praegu. Põhimõtteliselt plaan on järgmine. Nii. Nüüd paneme ta seisma praegu. Nii, nüüd võtab selle ära ja paneb selle tõmmitse siin külge. Et pindid kätte, nii. Ja võtame selle siit ära. Võtame valikud nii. Valik 1 ja 2. No tere, pohhu las ta olla. Just, pulk väljas. Ja nii ongi meil silinder käes. Tavaliselt selle. Nii. Nüüd. Nii. Kuulab keskele. Mis tal praegu? Ma ei pane teda praegu. Siin on mul ehitatud kraana. Tähendab nool. Ei ole just kõige parem, aga ütleme mootori ta tõstab ära. Sellega ma panin sinna ka. Nii. Just. Nüüd seda siit vähe sobib, nii läheb see nii tuleb vist väga palju jooksmist, väga palju jooksmist. Piisab tega küll. Võtab ära ja siis on ainult mul traktori eest saada. See on õnneks lihtne. Lihtsalt ops. Nii. On traktori eest ära ja siis ühendame, rakendame mootor ära ja siis liigutame kõik kammajad.
pärast rahulikult põksub seal ja nüüd lükkame lihtsalt selle välja korraks no lumedas ka nii, mootor käes traktor käib lähme raisk vaatame kuidas tuleb välja läheb nagu läheb läheb ei mingit probleemi näe no problema näe aseme ta praegu õrnalt maha ja oleme mootori seisma nii ja oleme garaaži ukses nüüd läheb toob välja ja turbu ja siis paneb ta garaaži sisse vaba no kurat putsi ei vabandust nahku ma painutan selle ära ja vabandust jälle nii nii kõmakad jälle käes nii mootor läheb välja peale peame vist veeretama ette on siis 25 tagumine vind nii tahab vist veeretama sellele pärast järgi
võtab seda toru ka. Väsitab veits. Jälle lükkume välja siit. Tänne tõstsite ära. Laud on praegu segemine, aga seal on puhtaks tegema. Sellel traktoril pidurid väga on, aga ei ole vist kõige paremad. Sõidab välja seda küll. Vabandan, kui pilt võib olla siit kõveraga. Praegu on teemärgi, panen traktori seisma siia. Nii, läks välja. Kõrvaõigus kinni. Nii, vaata, kuidas sööd ainult. Nii.
nüüd teen ahju ära, siis ma nüüd koristan selle kõik puhtaks siin ja siis nii, nüüd siin on asjad ja mis, et proovida seda mootorit käima saada. Esmalt panna pivutid, kõvemini kinni keerama. Kuidas iganes seda nad võiksid olema. Siis tegema nendest endale massijuppe. Et mul pluss on olemas, inimest ei ole. Et mul on üks plaan nendega starter, mis läheb sinna. Praegu on veits sitane ja must. Näe. Annab puhastada. Siis sumpa. Et jah. Siis need kõik mingi kütusepaak ja need tuleb kuidagi leiutada veel. Aga ta on vähemalt garaažis mul. Haige ööb selle. Eks siin tuleb käinud otsast pihta hakata. Et nüüd ei teagi, kas kui selle mootori käimas, et kas ta läheb nüüd varuosadeks või siis läheb kuskile läheb müüki. Et kuulutus läheb müüki saane. Aga noh, ei tea veel. Et ma usun, et saame teada koheselt, kui mingi hetk ta käima läheb. Või paneb, tähendab. Nii. Alustame selle juhtme asjaga. See idee mul oli nende juhtmetega. Et võtame tangid. Need on mingid vanad krokodillid ja suht läbi omadega. Lihtsalt siis võtab ära. Äkki selline liiga võitud. Aga põhimõtteliselt täpselt. Siin on jumalast vähe seda juhet või traati. Et põhimõtteliselt nagu näha on, et nagu jumalast vähe. Siis põhimõtteliselt mõte on see, et võtta ära korda kurat, see on ikka raske. Ei tule veel.
okei, ma näen. Tuli ära. Aga kõik need jutled kokku panna ja siis traadiga põhimõtteliselt. Lihtsalt üks hästi paks juha nendest. Aga ennast on suht igav osa sellest. Tuleb nii palju veel teha. Teeb selle ära. Edasi nagu. Ja kui ma teen need juhtmed ära, mõtetud töö, ma ei näita seda. Nii. Jääme selle paika. Nii, põhimõtteliselt, see joe sai ka tehtud. Kõige parem ta vist välja ei näe, aga mis teha. Kuhu ma nüüd? Okei. Nüüd on see, et mootor, et võtsin selle pumba siit ära, et siit tuleb nüüd, siin on tükidena praegu, pean leidma kuskilt tunniku seest vanu tihendeid, mis võiksid sobida siia peale niimoodi ilusti, aga kõik siiamaani ei ole sobinud või on liiga suured olnud, tähendab. Ja siis pumpi ei taha töötama, ja mul leidsin need vanad pumbad ka, et aga nad on mingi teistsuguse disainiga, et siis peaks võib-olla üldse kogu süsteemi siin ära vahetama. Et ma usun, et võib-olla oleks lihtsam. Aga ma ei tea, mis seisus need on. Ma ei tea, mis seisus üldse need kõik siin on. Et jah, et ma võtsin siia ja leidma mingi normaalsemalt tihendi siia. Ta on liiga väike, pressib otsa. Aga vaat. Nii, põhimõtteliselt sain selle nüüd tööle, panin siia, kus on tihendid nüüd on, siuksed tihendid, väiksed, et siin on siuke paberilipakas ka, et mingi, nii palju neid paberilipakaid, aga keegi oskab öelda, mille jaoks need kuradi tihendid on, et siis oleks väga tore teada, mis masina jaoks, millele need kuuluvad.
mitte. Põhimõtteliselt nüüd ma panen ta siia tagasi ja siis lähen toon kütus ära ja siis proovib teda käima panna ja vaadata veel asja. Nii. Küll Retro FM käib ja paneme talle külge ära. Nii. Ja mul ei ole uusi neid asju, et seda proovida. Aga kohe saame teada, kas ta no, kurat. No, kurat. Lasta. Nii. No. Vaatame, mis see. No loodame, et on, ei ole just kõige parem see vump või jaga ja mis iganes ta on. Et noh, ta on see rõve kõredi. Ma ei tea, mis tüüpi ta on, aga ma tean, et see ei peaks olema kõige parem, et seda saab hästi palju näppida ja mis iganes teha. Põhimõtteliselt ma annan kütuse, paneb siit voorik otsa ja proovib teha sellega midagi. Et ma toon kütuse. Ja siis mul on siin kütusevalik. Et ma teen ta nüüd veits lühemaks. Et teeme siis siit. Käib ka. Peaks sobima. Klaasime tead, ja sisse. Ja kui ma proovin selle kütus üles pumbata, siis ma näitan edasi. Ja põhimõtteliselt see video, et noh, võib-olla ei ole enam mootori käivitamine, vaid mootoriga diagnoosimine, miks ta ei tööta. Aga põhimõtteliselt ma sain nüüd teada, miks. Et põhimõtteliselt see on sees, on üks sammakas ja siis veel üks sammakas, et ta millegipärast ei
ei taha üldse kokku minna, et seal on hambad ära. Et ma panen siia videoklipi ja mõne pildi, et miks ta ei tööta, et mul tegin väikse mikrokaameraga videopildi ja mis iganes asja. Et noh, nüüd ma pean panema traktori käima ja liigutama ta siit minema ja siis ongi selleks video läbi, noh. oi jah. No see on küll natuke kurb niimoodi teada saada, et kas mootor töötab või mitte. Aga jah.